Aitäh, armas Kristina, et sa mind sellele koolitusele kutsusid. Tõtt-öelda ei teadnud ma peale särava pealkirja sellest koolitusest suurt midagi, aga niipea, kui olin esimesel kokkusaamisel, siis taipasin, see ongi see imagoteraapia, millest sa oled kogu aeg rääkinud ja mul on seda just vaja. Minu nimi on Anu Tähemaa ja ma olen inspiratsioonikõneleja, ma olen meeskondade koolitaja ja ma olen esinemisekspert. Läbi oma brändingu Corporate Maestro ühendan ma justkui kunstimaailma ärimaailmaga ning õpetades juhte paremini rääkima ja kommunikeerima, aitan ma neil luua meeldivama atmosfääri ja parema kontakti oma meeskondadega ning kogu see ilu siis pälvib sellega, et me võime teha midagi koos toredat ning firma kultuur ja kommunikatsioon firmas paranevad nii nagu ka tulemused selles firmas. Minu peamine põhjus oligi see, et Kristina kutsus ja kuna ma usaldan Kristinat niivõrd palju, siis tulin lihtsalt kohale ja iga kord sain sellise ahaa-efekti osaliseks, kus mingid konkreetsed harjutused viisid mind selleni, et ma sain jälle endast ühte koma teist rohkem teada. Ja see ei olnud mitte ainult esimesel ja teisel korral, vaid see jätkus kuni päris lõpuni välja. Ja ma arvan, et kogu selle koolituse lõpus toimus selline meeletu vabanemine, sest me oleme justkui kogunud endale terve elu jooksul sellise suure seljakoti täie absoluutselt ebavajalikke hinnanguid, arvamusi, arusaamu iseenda kohta, mis ei pälviks üldse tähelepanu. Aga ju siis see teatud teekond on oluline ja ju siis ma pidin sellele koolitusele sattuma. Nii et suur aitäh, sellest oli väga palju kasu. Minu kõige kasulikum selle koolituse juures oli see, et ma hakkasin järjest enam tajuma neid jooni oma vanemate, oma partneri ja oma uue partneri käitumisnormide puhul. Et siin on mingisugused mustrid, siin on mingisugused käivitajad, millest ma ei olnud teadlik. Ja ma väga tahtsin teada, miks pärast 28 aastat siiski mu abielu lagunes, kuigi ma olin teinud absoluutselt kõik selleks, et see võiks olla midagi väga ilusat ja kestvat, kuid lõpuks enam ei suutnud, sest ma ise kaevasin endale kogu aeg auku ja pärast koolitust ma sain nii ühte koma teist endale kõrva taha panna, et Anu, sa pead midagi muutma. Ma olen väga palju muutnud juba, aga see koolitus avas silmad. Ja ma olen hästi õnnelik, et ma selle läbi tegin. Mis eesmärke koolitus mulle aitas saavutada? Ja missuguseid harjutusi ma olen saanud rakendada ja kuidas on olnud tulemused? Tead, see peegeldamine, see oli minu jaoks midagi täiesti uut. Et kui minu partner ütleb midagi, siis ma kordan tema öeldut, et ma kuulsin või ma sain aru ja ma pean kasutama täpselt neid samu sõnu, sest tegemist on siiski teraapiaga ja see vahe, kui minu partner, kas või siinsama koolituse käigus, teostas just nii, nagu juhtnöörid olid, või siis ta lihtsalt peegeldas nii, nagu ta oli aru saanud, sest me ju kuidagi arvame, et mis ma siis ikka teist niimoodi kordan, aga sellel kordusel on mõju. Ja ma ei saanud väga palju öelda, et ma oma praegust partnerit väga paljuski peegeldasin. Küll aga ma olen peegeldanud oma kliente ja ma olen peegeldanud õpilasi.
ja see on avanud täiesti uue dimensiooni, ehk siis mul on võimalik oma õpetuse kaudu minna sügavamale selle inimese sisse ja ta saab paremini aru ja ta saab mulle ka rohkem välja tuua, kuidas tema tunneb või mis on see, millega peaks rohkem tööd tegema. Enne koolitusega liitumist ma ei kahelnud mitte milleski. Kui Kristiina kutsub, siis tuleb minna. Nii oligi. Ja mul oli hästi hea meel, et ma sinna tulin ja mul oli hästi hea meel näha neid inimesi, kellega me koos seda teed käisime ja ääretult põnevad olid kõik need jagamised, sest ma arvan, et kui esialgu oli see kõhklus, et kuidas ma siis nüüd võõra inimesega hakkan oma mingitest isiklikest asjadest rääkima, mis on võib-olla toimunud kaua-kaua aega varem, siis koolitusel ma sain aru, et igaüks pusib iseenda probleemide kallal ja mitte ainult minul ei ole keeruline sedasama imagoteraapia metoodikat rakendada, vaid kõik pusivad täpselt sama asjadega. Nii et tegelikkuses oli see selline suur vabanemine. Mis oli sellel koolitusel parem või teistmoodi kui teistel koolitustel, kus oled käinud? Tead, see oligi see, et kui anti mingisugune teema, siis esiteks oli väga keeruline lapata kogu seda asja niimoodi ühtepidi ja teisipidi, aga õnneks oli alati võimalus küsida. Ja mul on alati olnud see julgus küsida ja Kristina oli muidugi ka kena ja alati vastas küsimusele. Välja arvatud ühel korral, kus ta lihtsalt arvuti kinni pani ja meid Zoom-ruumi saatis, aga see oli pigem naljakas ja vastust oli pärast ka. Nii et sa said nagu küsida täpselt sel hetkel, kui oli segamini mingi asi, et mingi lehekülg ei läinud kokku või kuskilt ei leidnud või siis jälle ei pannud tähele, sest ega meie oleme harjunud kogu aeg mõtlema oma mõtteid. et siis oligi, et sai panna stopi peale ja küsida, kuule, ma tegelikult ei saanud aru. Ja siis selgus, et ka mõni teine veel ei saanud aru. Ja hea oli ka see, et kui järgi kuulata sai, siis ikkagi väga intensiivselt pidi kuulama, mida teised räägivad, sest läbi selle selgituse sai nagu paremini aru. Mida ütleksid neile, kes mõtlevad või kahtlevad, kas tulla koolitusele või mitte? Minu arust ei peaks üldse kahtlema. See ei eelda mitte kuidagi, et sul peaks olema eelmistes suhetes kuidagi raske olnud või see ei eelda, see enesearmastus on väga-väga suur teema ja selleni jõudmine on väga pikk maa. Ja ma arvan, et selle meetodiga on võimalik palju kiiremini nendest asjadest läbi minna. Me kogu aeg põrkume nagu liblikad vastu klaasi sama probleemiga ja ei saagi aru, et me peaksime hoopis võib-olla uksest minema, ei pea sellest kinnisest aknast läbi suruma. Ja see intervall 2 nädalat ja siis jälle koolitus, 2 nädalat ja siis jälle koolitus ja just see, et peab ise kohal olema, see oli väga selline mõnus rütm ja Kristina suutis teha selle väga konkreetselt selgeks, et kui nüüd iseloomustada Kristina, kuidas ta seda asja läbi viis, oligi see, et kui minu kohta on öeldud, et ma olen range ja nõuan mingeid teatud asju, siis Kristina suutis ka minu täiesti joone peale panna, et kui ikkagi on vaja kohal olla, siis oled kohal ja kui on vaja, et on kaamera lahti, siis on lahti ja kui on vaja küsida, siis küsid, et teed need harjutused läbi, ei hakka siin midagi poole tunni pealt ära minema. Selline väga konkreetne ja väga hea tahtlik ja kõik need näited, mida ta tõi, olid ju elust enesest ning need aitasid väga hästi nendest küsimustest paremini aru saada, et taaskord nagu ise sammu edasi teha. Ja kes võiksid sellest koolitust vajada? Mida varem sellele koolitusele sattuda, seda parem, sest ma arvan, et kuskil 30+ võiks olla see vanus, sest selleks ajaks on kindlasti nii mõnigi asi läbi kärsanud ja hea, kui sa tead, et tegelikkuses on kogu see maailm ju sinu enda peegeldus ja kui sa peegeldad neid asju järjest täpselt samamoodi, siis sa ju ei jääd seda sama ringi kordama. Nii et minul on küll tunne, et ma sain sellest ringist välja ja see rõõm, millega ma nagu edasi lähen, on täiesti mäekõrgune. Kuidas ma hindan koolitusse tehtud investeeringut enda jaoks? No mul läks ikka väga hästi.
investeering oli eelkõige ajaline ja ma pean ütlema, et ega seda ei olnud ju kerge leida, aga prioriteedid tuleb panna paika. Ja ma olen väga kaua aega soovinud, et ma jõuaksin sellise enesega rahuloluni. Teised on ju väga toredad inimesed ümber minu ja kõik ütlevad, et kõik on väga rahul, aga see mingi asi, mis nagu kogu aeg kas sunnib edasi minema või see, mille järgi sa kuidagi igatsed, vot see on äge tunne, kui sa lõpuks jõuad nagu selle iseendani. No loomulikult, ega me ei ole ju kohal, elu on veel pikk ees, aga kuidagi asjad läksid selgemaks ja see investeering on ääretult tarvilik. Kas ma soovin midagi lisada? Ma soovin öelda suur-suur aitäh, et see koolitus on niimoodi üles ehitatud ja mul oli rõõm olla üle hulga aja koolitusel, kus ma ise olin osaleja ja ma pidanud midagi analüüsima. Aga kui sa tahad midagi küsida minu käest, siis olen alati olemas su jaoks. Nii et aitäh sulle, Kristina, veel kord ning ilusat suve!